Ja see on hea küsimus ja enne kui ma konkreetselt vastan, ma ütleksin seda, et see on üldse selline kahetsusväärne näide, kuidas oskuskeel käib alla, kui sellega ei tegeleta ja ilmselt on ka siin suur mõju inglise keelel, et see julgeolek inglise keeles ja eesti keeles on erineva sisu ja tähendusega, et ja see õigusteadlaste päevade puhul julgeoleku mõiste toomine on selgelt nagu liialdus, et julgeolek on minu arusaamist mööda oluliselt kitsam mõiste, kui me nüüd mõistetest räägime, et ma ütleksin, et selline katusmõiste on turvalisus. Ja turvalisuse alla mahuvad siis väga erinevad distsipliinid, et julgeolek on pelgalt üks selline valdkond, et võiks isegi eristada riigi julgeolekut ja rahvusvahelist julgeolekut, et näiteks rahvusvaheline julgeolek võiks olla siis võitlus rahvusvahelise terrorismiga, inimsuse vastaste kuritegude ennetamine, tõkestamine või ka vajadusel menetlemine, näiteks võitlus piraatlusega, eks. Nüüd riigi julgeolek on siis seotud kitsamalt selle konkreetse, näiteks räägime Eesti riigist, Eesti riigi julgeolekuga ja need on siis nüüd valdkonnad, mis eelkõige minu arusaamist mööda on reguleeritud julgeolekuasutuste seaduses ülesannetena välisluurele ja Kaitsepolitseiametile ehk siis põhiseadusliku korra kaitse, et äärmuslased ei hakkaks vägivaldselt näiteks mingit ideoloogiat peale suruma või veel riigikorda muutma. Ütleme, et on olnud ju selliseid veidrikke, kes näiteks ütlevad, et Eestis peaks kehtima islami õigus ja et selline tsiviilõigus või üldine õigus, et see on nagu teisejärguline, et peaks kehtima islami seadus, et näiteks, et seda ju ei saa lubada ja seda ka meie põhiseadus ei võimalda. Või siis erinevad vasakpoolsed, keda meil õnneks nagu äärmuslastena on väga vähe või paremradikaalid, kes arvavad, et Adolf Hitler on tore mees ja nii edasi, eks on ju. Et see on selline kitsam riigi julgeolek. Ja mis selle riigi julgeoleku all veel on kindlasti võitlus riiki ohustava korruptsiooniga, terrorism kui selline, selle ma juba nimetasin, et siseriiklik terrorism ei ole Eestis hetkel õnneks teema, kuigi seal potentsiaali on, see selleks. Ja riigisaladuse kaitse, mis on siis lahutamatult seotud vastuluurega ja siis luure, mis kogub siis infot välisriikides, nendest teguritest, mis võivad ohustada Eesti riigi julgeolekut. Ja siis nüüd muud mõisted, et kus ma ei kasutaks seda sõna julgeolek, et näiteks riigikaitse, millega tegeleb siis Kaitsevägi, Kaitseministeeriumi haldusala, et jah, seda tihti nimetatakse ka julgeolekuks, aga ma arvan, et see on natuke eksitav. Miks see on läinud, mul on oma teooria selle kohta, sellest ei ole võib-olla aega siin pikemalt rääkida. Ja näiteks ka sotsiaalne turvalisus on kindlasti väga oluline osa sellest üldisest turvalisusest on ju. Ja siis nüüd avalik kord, et mille eest vastutab kõige laiemas tähenduses Politsei- ja Piirivalveamet, et ja see kõik kokku mahubki sinna turvalisuse alla, minu arusaamist mööda. Nii et see julgeoleku mõiste selline kasutamine on jah, esmalt eksitav ja teiseks ta võib-olla ka vanemates inimestes, kes nõukogude ajal on kasvanud, nõukogude okupatsiooni ajal, et ta võib-olla tekitab selliseid halbu seoseid, et kõik on julgeolek ja et kes siis selle julgeoleku eest vastutab ja ahaa, et seal on siis nii-öelda see hullemal juhul, nagu räägitakse, süvariik ja et kõikide järgi nuhitakse ja nii edasi. Et see natuke tekitab võib-olla sellist üleliigset paranoiat ja ärevust ja et ma jah, nagu kasutaksin seda julgeolekut ikkagi ainult väga kitsas valdkonnas, et kohati on see sõna julgeoleku kasutamine jõudnud ka absurdi, et siin mõni aeg tagasi, sellest on küll jah, jupp aega möödas, kui ma nüüd ei eksi, oli Sisekaitseakadeemias selline distsipliin nagu liiklusjulgeoleku juhtimine ja räägitakse toidujulgeolekust ja elektrijulgeolekust, selle asemel, et rääkida varustuskindlusest ja toimepidevusest, et jah, mingil hetkel võib energia puudumine või nende taristu rünne olla tõesti julgeolekut ohustavaks. Aga kui me räägime sellest nagu laiast tähenduses, siis pigem jah, tuleks rohkem kasutada teisi mõisteid, et ja eks siin on ka tegemist sellise lihtsa asjaga, et
Ma mäletan aastat 2001, kui USA-t rünnati need terrorirünnakud, siis selle järgi ka nii-öelda kõik hakkasid mingil hetkel rääkima võitlusest terrorismiga ja kõik on julgeolekumehed, et mulle nagu tundub, see on väga subjektiivne selline tunne, et nagu mõni politseinik või päästja häbeneks seda, et ta tegeleb kas korrakaitsega või päästetöödega, et vot, kui ma ikka tegelen siin sisejulgeolekuga, mis on eraldi üks rumal väljend, et julgeolek on ju lahutamatu tervik, eks. Et nagu häbenetakse seda, et ma tegelen mingi lihtsama asjaga vist või see on minu subjektiivne mulje, et noh, kui ma ikka ütlen, et ma olen nagu julgeolekumees, et noh, siis on nagu kraadi võrra kangem või, aga see on minu subjektiivne tähelepanek. Et selle mõistekasutuse negatiivne mõju on teie arvates peamiselt psühholoogiline, et sellest ei tõusetu mingisuguseid konkreetseid õiguslikke probleeme mõistete piiritlemise osas? No meil ei ole, jah, vabandust, nüüd vahele segasin, et meil ei ole nagu aega, sest hakata nagu väga süvitsi kõigest nagu rääkima, aga et ühiskonnale laiemalt, jah, pigem selline võib-olla psühholoogiline mingisugune ärevus võib sellest tekkida, aga õiguslikul väljal kindlasti see võib näiteks kriminaalmenetlust, kriminaalõigust muuta mingis mõttes nagu negatiivses suunas, et ütleme just, et kes häälekalt inimeste põhiõigusi kaitsevad, näevad seal võib-olla tonti, kus seda pole, eks on ju, et noh, kas või see kõige kuulsam või minu meelest üks absurdsemaid asju, mille Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa Liidu Kohus on teinud, et need samad telefoni kõneeristused, et need, mis vanasti tehti nii-öelda politsei juhtkonna loal, milleks praegu annab luba kohus. Minu jaoks on see sügavalt arusaamatu, meie põhiseadus kaitseb on ju sõnumi sisu, mitte sõnumi fakti, eks on ju. Et noh, kui me ütleme, et kõik on nagu julgeolek, et siis võib-olla me hakkame üle reguleerima mingisuguseid asju, ja üldse kui vaadata mingi viimase 25-6 aasta regulatsiooni, et kui palju neid tegevusi, mida vanasti korraldas prokuratuur, on läinud praegu kohtu kätte, et võiks demagoogiliselt öelda, et kui sellised arengud nagu jätkuvad, et kas me siis jõuame mingil hetkel sinna, et politsei peab hommikul kohtust loa võtma, et tänaval tööd teha, eks on ju, et sõidab autoga ringi ja jälgib kedagi võib-olla ja see häirib kellegi põhiõigusi ja et me nagu kohati liigume absurdi suunas ja miks ma sellest kõneeristusest võib-olla ka nii kirglikult olen rääkinud ka mõnede muude inimestega ja mitte esimest korda siin, ma olen ka sellest kirjutanud, on see nagu hea näide, kus tehakse, ma ei ütle, et see on teisejärguline, loomulikult see mingil määral inimese privaatsust rikub, aga arvata nagu seda, et nüüd õiguskaitseorganid, ütleme, Maksu- ja Tolliamet ja politsei ja kapo ja et käib mingisugune tohutu nagu jälgimine, et kogu aeg, et kes kellega suhtleb ja nii edasi, et esiteks ei ole selleks vajadust, teiseks ei ole selleks ressurssi, kolmandaks peab olema põhjus, miks seda teha. Seda kõike on võimalik kontrollida, et need ametnikud peavad suutma põhjendada, miks nad on seda vaadanud. Järelevalve võimalused on kõik olemas, et me teeme sellist, nii-öelda, kui kõik on nagu julgeolek, et siis me nagu muutume nagu üleliia paranoiliseks ja hakkame üle reguleerima, oleks minu selline vastus. Nii et õigusmaailmas siis see oht.